Räägime täna Jumala väe avaldumise takistustest. Mis on need takistused, mis panevad Jumala väe seisma inimese elus? Usk on esimene, või usupuudus täpsemalt öeldes, sest esimene rünnak tulebki selle uskumise õiguse vastu. Kes sa üldse selline oled? Miks sa arvad, et sul on õigus midagi uskuda? Sa ei ole ju mingi Iisraeli kuningas, sa ei ole ju mingisugune Taavet või Abraham, eks ole. Miks sa arvad, et sinu pärast Jumal peaks üldse midagi liigutama, eks ole? Vastus sellele on Rooma kirja 1. peatükk salm 16. Evangeelium on Jumala vägi päästeks või radikaalseteks muutusteks igaühele, kes usub. Vastus on, see ei ole siis, sa ei pea kuuluma mingisse etnilisse gruppi, eks ole, sa ei pea olema mingi ülik või mingisugune muu asi. Sa võid olla kõige tavalisem inimene, kõige tavalisemas olukorras, kõige tavalisemas, kõige hardlimas paneelmajas nii-öelda. Ja see kehtib sulle ka. Teiseks on nüüd see, et järgmine nagu vaenlase rünnak tuleb selle kohta, et aga kes sina oled, sa oled ju, vaatame, kui sa ise oled. Sa ei ole ju mingi normaalne inimene, sa oled nii patune, sa oled nii, ma ei tea, mis on rumal või sa oled nii alaväärne või ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, ilus või kole, paks või peenike, noor või vana või mis iganes. Aga seal ei ole mingisuguseid vahet. Kõik annab nagu näidata negatiivses valguses. Ja põhimõte on see, et sa ei ole seda väärt. Et sina ei kvalifitseeru ja nii edasi. Võt see on nüüd see võti, mille koha pealt, kui sinu vahekord on Jumalaga õige, siis sa saad jällegi toetuda Jumala sõnale Pauluse kiriku Kolossa kogudusele, seal samas 1. peatükk, minu meelest salmid 9-11, seal ta ütleb, et me täname Isa, kes on teinud meid kõlbavaks osa saama pühade inimeste pärandist valguse kuningriigis. Mis tähendab, et mind on tehtud kõlbavaks. Mina ei pea ise ennast kõlbavaks enam tegema. Ma ei pea hakkama ennast ise päästma, ma ei pea mitte kellelegi mitte midagi tõestama. Et kui mu süda on puhas, ma olen oma patud andeks palunud Jeesuse Kristuse nimel ja appelleerides tema ristisurmale, üles tõusmisele, eks ole. Ma olen oma patud endast ära heitnud ja ma olen vabastatud ja puhastatud ja pühitsetud, siis ma olen püha Jumala pühadusega ja ma olen vaba Jumala vabadusega. Tähendab, et siis ma olen õige Jumala õigsusega, mis tähendab, et minul ei saa tegelikult midagi ette heita. Seda ütleb ka Rooma kiri 8. peatükk, kes võib hukka mõista Jumala valituid, eks ole. Jumal on, kes õigeks teeb. Ta otsib siis võimalusi mitte hukka mõista, vaid otsib võimalusi õigeks mõista. Need rünnakud tulevadki nende olukordade vastu. Aga kes sa üldse oled? Miks sa arvad, et sinul on? Mine rooma sinna kivi alla tagasi, mine kannata vaikselt ära, et see ei ole sinu asi. Ära roni, sa ei ole isegi pastor, sa ei ole isegi eriline usklik ja nii edasi, nii edasi. Mitte keegi ei ole piisavalt eriline, mitte kunagi. Ütleme, kui me hakkame neid süüdistusi kuulama, siis meil mitte keegi ei saagi kunagi piisavalt täiuslikuks, et midagi uskuda. Ja kuna neid valesid on nii palju nagu ka kantslitest võimendatud, siis on probleem, väga paljud ei usu. Ja see on ka vastus sellele küsimusele, miks ka kogudustes on nii palju probleeme, mis ei ole lahenenud. Seepärast, et inimestelt on võetud ära see usu alus ja neil on öeldud, et selliseid asju üldse ei olegi või nad täielikult muinasjutud. Või isegi siis, kui oli, see oli ainult esimestele apostlitele. Ma ei tea, kust on niisuguse teoloogia on võtnud, aga piiblis niisugust asja küll ei ole. Või et sa ei ole piisavalt püha tegelikult, et Jumal elab pühaduses, mis on absoluutselt õige ja Jumal on püha, aga see, et sina ju ei ole. Või siis teine väide, mida öeldakse, et imed olid ja enam ei ole, need on ammu juba läinud. Aga tegelikult see ei ole õige ja piibel ei anna meile, jällegi ma ütlen, et mind ei huvita, mida inimesed ütlevad selle kohta, mind huvitab, mida Jumal ütleb selle kohta. Ja kui inimesed sõitku, visaku oma pistku oma arvamused sinna, kus päike ei paista. Et küsimus on selles, et mida Jumala sõna ütleb selle peale, sest see määratab asju, mitte inimeste arvamused. Ja inimeste arvamused võivad meid tagasi hoida. Jeesus oli blokeeritud inimeste uskmatuse tõttu oma kodulinnas. Nende uskmatus blokeeris Jumala väe Jeesuse kaudu. Jeesus oli olnud usupruudust. Aga nende uskmatus blokeeris atmosfääri nii, et suuri imesid ei saanud sündida seal. Nii et selles mõttes see ka keskkond, kus me oleme, on oluline. Kui Jeesus äratab surnud üles, ta lööb toa tühjaks. Ta viskab kõik välja, nutunaised ja kõik ütleb, saadab kõik minema ja võtab endaga kaasa lähemad inimesed, kellega ta koos töötab, kes usuvad nii, nagu tema usub ja selles atmosfääris ta töötab. Ühesõnaga, et siin on niisugused lihtsad niisugused asjad, et ta ei lähe üksi nagu mingisugused 1000-pealise asja keskel, eks ole, kes kõik on tema vastu. Et ta ei ole rumal, et vastupidi, ta on nagu arukas, et ta nagu kontsentreerib selle väe läbimurdaks ühes küsimus. Teine asi on see, et nagu sa ütlesid väga olulise pointi, et aga ma ei ole ise piisavalt püha, et äkki ma eile tegin pattu.
no ma ei tea, eile, ma ei tea, jõin purju näiteks või ma ei tea, oli mingisugune suur jama, millega meile hakkama sain või kukkusin haletsusväärselt kuidagi moraalselt läbi või ükskõik mis versioonis. Küsimus on, kui sa oled valguse kätte tulnud ja Jumala ees kahetsenud seda asja, sa oled selle tunnistanud ja sa oled andeks palunud ja loobunud sellest, visanud selle välja, siis sa oled õige. Tähendab, Jumal on sulle andestanud, sa kvalifitseerud. Sellist aega ei tulegi, kui inimene üldse ei eksi. Küsimus on selles, mis tema südames on. Kas inimene elab süstemaatiliselt patus? See on teine asi. Sellisel juhul on see blokeeritud. Aga kui see on mingisugune episood, mis kogemata niimoodi oli, eks ole, sellisel juhul sa ei ole blokeeritud. Eks ole. Isegi kui sa oled süstemaatiliselt patus olnud, sul on võimalik tulla rääkida sellest, tunnistada üles, pihtida ja paluda ja ka see koristatakse tee pealt eest ära. Sest Jumalal on alati hea meel, kui keegi tuleb usus tema juurde. Tema ütleb, et mul ei ole hea meel sellest, et inimene sureb oma pattudes, vaid sellest, et ta jääb ellu, ta tõuseb üles, et ta saab päästetud ja muudetud. Ja kahtlemata sellised takistused, mis ründavad siis usku. Esimene asi, mida saatan Jeesusele ütles, kui ta teda kõrbes kiusas oli, kui sa oled Jumala poeg. See on see küsimärk, ei tea, kas sa ikka oled Jumala poeg. Räägitakse, et sa pole isegi Joosepi poeg. Rääkimata siis sellest, et Jumala poeg olla. Me teame küll, kuidas neitsid rasedaks jäävad. Eks ole. Et see, ja kui sa nüüd tõepoolest oled, siis astu jällegi Jumala seadusest üle ja tee seda, mida sa tegelikult teha ei tohi. Ja Jeesus keeldus sellest. Ta ei hakanud tõestama mitte midagi, ta ainult kirjutatud on. Ja ta toetus Jumala sõnale saatanaga rääkides. Täpselt seda sama peame meie tegema. Tänasel päeval ei ole ilmselt nii, et saatan tuleks nähtaval kujul meie kõrvale ja hakkaks neid küsimusi küsima, vaid see võitlus käib meie kahe kõrva vahel. Ja need mõtted, mis sellisel puhkudel tulevad, neid on ju kümnetes ja võib-olla isegi sadades. Vahetevahel tuleb ka mingi usuõde või usuvend nii-öelda. Saatan läkitab kellegi, kes ütleb, et jah, kullakene, aga näed, meie koguduses oli õde õilis või vend vagane. Tema oli palju parem inimene, kui sina oled ja palju parem usklik, kui sina oled, isegi sul pole võrrelda mõtet ennast. Ja näed, temaga ka juhtus selline asi, näed, juhtus nii ja kõik palvetasid ja näed, ikka juhtunud. Ja ära suri näiteks või saad aru, miks sina nüüd arvad, et sina siis peaksid saama Jumalat? Kahtluse seedmed, mis tulevad ka kõige võib-olla lähedastama inimestele. Ja tavaliselt kurat saadabki kellegi üsna lähedase. Kas või näiteks abikaasa. Ma mäletan, et mina sain terveks ühe korra, ma võitlesin oma elu ühte suurimat lahingut ja täpselt sellel kriitilise hetke, kõige kriitilisemal hetkel, kui Jumala vägi oli mind tabanud, jalutus mu naine sisse sinna ruumi ja küsis, mis nalja sa siin teed. Ma vihastasin niimoodi ta peale, et sa aru, et ma pidin peaaegu ilma jääma sellest tervenemisest, aga ma taipasin, et mille peale mäng käis ja ma ütlesin, palun mine lihtsalt mine otsuga ära. Palun välja kohe lihtsalt toast välja, et ma hiljem seletan. Ja ta õnneks oli arukas naine ja läks välja. Ta lihtsalt palus ilmselt hirmsasti vabandust hiljem ja nii edasi, aga saad sa aru, ta kasutab inimesi ja saad sa aru, sa oled just murdnud läbi, sa oled Jumala väe all ja sa tervened füüsiliselt reaalselt ja siis tuleb su naine sisse küsib, mis nalja sa siin teed oma arvast. Mis pulli sa siin teed, saad aru. Et kuni sinna maani välja, et arvestage, see vastutegevus on olemas, et sellest ei tohi ära kohkuda. Just. Ja see ei tähenda seda, et mul on halb naine või midagi niisugust, vastupidi, absoluutselt vastupidi. Nii et küsimus on, et meie inimlik, lihtsalt rumalus või tuimus või lihtsalt me oleme teise laine peale, raiume sisse kuskile valesti vahele või tuleb keegi oma uskmatust sulle pähe valama, eks ole, või aga miks sina arvad, et tema ei saanud ja miks sina arvad, et nüüd sina oled parem või ja nii edasi, kõik need kogu see asi kannatakse sulle vastu silmi. Ainuke lugu on see, et millest sa kinni hoiad, on see, mida Jumal sulle näitas. Kui sa oled piiblist näinud, kui sa oled Jumala sõnast näinud, et sina saad ja sulle kuulub, siis hoia sellest kinni. Nagu öeldakse, et aga kui sa näed, et see toimib, aga siis maali ka näed palusaga suri ära, eks ole. Sa võid öelda, ma ei tea, miks maali ära suri, seda ma tean, et Jumal mulle ütles, et ta teeb mulle seda. Et see on, ma nägin, püha vaim näitas mulle püha kirjast, et see niimoodi on ja mina saan seda saada ja ma kavatsengi seda saada. Kristlaste puhul me oleme võib-olla aastaid käinud koguduses, kuulnud erinevaid jutlusi, erinevaid tõlgendusi ja nii edasi. Ja üks asi veel, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on enda arusaamad, enda traditsioon, mõttemudelid, mis on aastakümneid võib-olla sisse treenitud olnud ja need mõttemudelid on kahjuks sageli olnud sellised, nagu sa just kirjeldasid, et kes sa oled, kas sina arvad, just nimelt ja lõppkokkuvõttes see, et kui Jumal tahab,
siis ta võib-olla ühel hetkel teeb ja selline just, et kui Jumal tahab, sündigu tema tahtmine, mis on ka väga selge palve, sündigu sinu tahtmine. Aga nüüd, võt see küsimus on see, kust kohast jookseb see liin, sündigu sinu tahtmine ja see, kus meie paneme jala maha ja ütleme, et nüüd läheb nii. Sündigu sinu tahtmine on teinekord inimesed varjavad selle loosungi taha oma laiskust, uskmatust ja oma südame kõvadust. Kõigepealt traditsioonist. Traditsioonid on olulised ja nad on head, kui nad on õiged traditsioonid. Aga meil on palju niisugune meil on inimlik omadus ja sellest tulenevad ka palju selliseid traditsioone, mis tühistavad Jumala sõna. Ja see on Iisraeli probleem olnud pikalt juba, Jeesus nagu osutas sellele, prohvetid on osutanud sellele ja see on ka meie probleem koguduses tänapäeval. Meil on mitmed traditsioone, mis lihtsalt tühistavad Jumala sõna. Aga see tähendab, et need traditsioonid ise on tühised. Kui meil on valida nüüd traditsiooni või Jumala sõna vahel, siis me peaksime kindlalt valima Jumala sõna. Siin ei ole mitte midagi mõelda. Ja kui meie vendluses ei ole kombeks uskuda seda, mida Jeesus õpetas, siis vendlus sõitkus seenele ja võtame selle, mida Jeesus õpetas. Et kui meie kirikus ei ole niisugust õpetust, siis loeme piiblist, mis on piiblis selle kohta öeldud ja võtame selle, mis seal on ja hakkame selle järgi tegema ja saadame selle traditsiooni, kus, ma ei tea, kus sirtsus ohu. See mis mõte on hoida kinni millestki, mis blokeerib elu välja, mis röövib meilt Kristuse pärandi, mille, vaata, siin on see asi ka, mille eest Jeesus on ju maksnud metsikut hinda. Kujutad see pilti? See, et ma ei kasuta Kristuse pärandit, mille ta on meeletu verehinnaga mulle ostnud, meeletute piinade hinnaga, see on solvang talle ju. Me ei mõtle kunagi niimoodi, ega ma solvan Kristust mitte uskudes seda, mida ta ostis mulle. Just nimelt, et tegemist on kuningate kuningaga, kes on öelnud, määranud ja andnud oma sõna väga selgelt. Ja oma vere, ja oma liha, ja oma piinad, ja oma surma selleks, et see võiks olla mul. Ja ma ütlen, et ei, seda ei ole olemas, eks ole. No mis asja? No? Ja siis ütlen, et see on kiriku traditsioon. No ma ei tea, no tule taevas appi, nagu ütleb meil üks peaminister, eks ole. Aga tuleme tagasi selle juurde, mis on see, võtet, kui see on Jumala tahe? No kui see on Jumala tahe, võt Markuse evangeeliumis on öeldud väga lihtsalt, et kõike, mida te palute ja annute, uskuge, et te seda saate, siis te saate selle. No, ja küsimus nüüd ongi siis selles, et kui Jumal ütleb, et sina pead otsustama. Meie viskame Jumalale palli tagasi. Ei, no ikka teeme nii, et ikka sina otsustad, eks ole. Aga Jumal ütles, ei, sina otsustad. Täpselt. Aga me tahame selle ikkagi jälle Jumalale tagasi öelda, et ei, et parem otsusta sina. Ja sisuliselt ma nüüd teen seda, et ma võtan oma uskmatuse ja oma mässu Jumala vastu ja müün seda Jumalale nii-öelda otsa kui kuulekuse või usklikkusena või alandlikkusena. Tegelikult see on Jumalale vastu hakkamine. Ja see on täiesti uskumatu täiesti. Ma mõtlen, et kui Jumal ütleb, et Veiko, sina ütle ja otsusta, mis sa tahad, kuidas hakkab olema. Ja mina ütlen, ei Jumal, ikka otsusta ikka sina. Jumal ütleb, ei, ma andsin sinu kätte selle asja. Ja kui nüüd sina selle otsa hakkad ütlema, et no sündigu Jumal sinu tahtmine, aga sa ise keeldud otsustamast, no sa oled silmakirjad see ju. Sa oled ju mingisugune, ma ei tea, mis asi tähendab. Et noh, selline inimene ei maksa nagu, ta ei saagi Jumalalt midagi, ta teeb Jumala sõna tühjaks. Et selles mõttes me peaksime võtma seda tõsiselt ja uskuma selle koha peal, et kui ta on öelnud, et meie saame otsustada, siis me peame selle vastutuse võtma ja hakkama ka otsustama. Et me ei saa olla nagu natukene selle asja sees, me kas oleme täiesti selle sees või üldse ei ole. Et siin niisugust vahepealset nagu olukorda ei ole. Ja me võime kindlasti öelda, et sündigu sinu tahtmine nii nagu taevas ja maa peal. See on meie isa palve, eks ole, no, väga õige. Aga Jumala sõna on ju väga selgelt öelnud, mida ta tahab, et sünniks maa peal ja taevas. Mis taevas sünnib? Seal ei ole kedagi, kes on needusel, seal ei ole kedagi, kes on haige, seal ei ole kedagi, kes on hädas või viletsuses või no aga palun, me tahame, et sünniks see maa peal. Aga nii kui me hakkame siin palvetama, et me saaksime need inimesed saaksid abi, siis tulevad need samad usklikud, kes ütlevad, et sündigu sinu tahtmine, ütlevad, no kus sa siis niimoodi saate palvetada, eks ole. Nii et selles mõttes, noh, ma lihtsalt näitan, kui kahepalgeliselt on see nii-öelda väidetav uskumine väga sageli. No ühe mehe kindlasti tooksime veel siia sisse, on Paulus. Paulus me teame, et tal oli üks okas tema sees, mis oli tal või vai, mis tema ihus oli ja seda on tõlgendatud igasugustel erinevatel moel. Mis sa ütled selle kohta ja mis asi see sinu arvates see vai seal siis ikkagi oli? Noh, sellel on erinevad tõlgendusi, mõned arvavad, et see oli mingi füüsiline puue, teised piibliuurijad arvavad, et see oli
see oli see nii-öelda saatana poolt antud saadik talle, et iga kord, kui ta kuskil jutustama hakkas või suu lahti tegi, asi läks käest ära, lõppes mässu ja õudse rahva ülestõusu või mingisuguse rahvarahutustega, kusjuures Paulus sai enamasti alati peksa. Et ei tahaks nagu koosolekule minna, kui sa tead, et sind alati oimatuks pikstakse või vigaseks või midagi niimoodi. Et selles mõttes asi läheb kontrolli alt välja alati. Et Paulus ütles, et ta on palunud selle pärast issandat 3 korda. Aga Jumal on talle öelnud, et ei, et sulle saab küllalt minu armust. Ehk et Jumal on öelnud siin oma sõna väga selgelt, eks ju, sellises olukorras. Ja see ongi selle asja võti. Mis iganes see oli, see pole tähtis, mis see oli täpselt. Paulusele käis see pinda, ta ei tahtnud selle alla, aga Jumal ütles, et see on praegu vajalik ja see on sulle vajalik, et sa ülbeks ei lähe. Vaid et sa oled alandlik ja et sa alistud mulle, aga selle kaudu saab Jumala vägi nagu vabaneda. Ja selle alistumise kaudu just. Ja siis ta ütlebki, ise kirjutab, et kui olen nõrk, siis olen tugev. Ja see on arusaadav täiesti, see on täiesti selge printsiip. Nii et Jumal väga selgelt kommunikeeris. Niimoodi ei ole, et Paulus palvetab ja vastus on lihtsalt tühim, nagu mitte midagi, piiksugi ei tule, mitte midagi ei ole. Et kui Jumalal on mingi konkreetne, eriline, mingisugune selge tahe, et ta ütleb, et ei, tead Veiko, see praegu ei lähe niimoodi, siis ta ütleb sulle seda. Püha vaim ütleb sulle seda ühel või teisel meetodil niimoodi, et siin ei olegi küsimus selles, et see on mingisugune väga sügav või ei tea mingisugune muu asi. Sa ei koba pimeduses tegelikult ikkagi. See on väga selge, konkreetne Jumala öeldud sõna sulle, juhul kui on see olukord selline. Asi on lihtsalt selles, et me tegeleme ju elava Jumalaga. Just täpselt, jah. Me ei tegele mingisuguse surnud puuslikuga, eks ole. Hõikad kosmoseks ja vastuseks ei tule nagu mitte midagi, eks ole. Vaid vastupidi, sa räägid elava Jumalaga ja kui sa küsid, siis ta vastab. Ja tal on veel see teine omadus, kui sa küsisid ja ta vastas ja sa ei saanud aru või sa ei ole kindel, sa võid uuesti küsida, ta ütleb uuesti neid asju. See, mida ta ütles, ta ütleb uuesti ja ta kinnitab seda ja ta ei ole kunagi pahandanud selle üle mitte kuskil piiblis, kui keegi on tõsiselt tahtnud teada Jumala tahet. Ta ei vasta alati kõigile su küsimustele, ta ei seleta sulle alati kõike lõpuni ära, aga ta ütleb, mis on tema tahe ja seda ta kinnitab alati. Et selles mõttes ei ole kunagi mõtet kahelda, kas ta mulle ütleb, jah ütleb, kas ta põhjendab, jah põhjendab, eks ole. Aga 99,99% ei ole tal midagi selle vastu. Kallis, kas ma keelan? Ta ütleb, et kui ta oma poega ei säästnud, kuidas ta ühes selle pojaga ei peaks meile kõike andma, mida me vajame eluks ja Jumala sarnasuseks. Aga meil tuleb seda hakata uskuma, meil tuleb sellest kinni haarata ja öelda, see on mulle. Sest et see on nagu, piibel ütleb ka ennustades seda, et vägivaldne võtab selle jõuga. Sa pead selle nagu kinni haarama sellest, nagu kaljuronija haarab kaljust kinni ilma köieta ronides, eks ole. Ta võtab nagu raudkangiga sealt kinni ja täpselt samamoodi ta ei lase lahti. Haara kinni igavesest elust. Nii et see on nagu otsustavus ja sisemine mobiliseerumine on vajalikud, sest et kui me läheme nendele asjadele sisemiselt olla nagu sült või laiale valguv moos tähendab, siis see asi ei tööta meil. Kindlasti vaja. Et me peame nägema, kes mina olen, minu positsioon, nägema Jumala positsiooni ja Jumala tahte ja siis olukorra ja võtma ja vormistama selle ühesõnaga. Olles üks Jumalaga, teades, kes me oleme, kuidas me oleme, mis me oleme. Ja siis sellisel juhul hakkab reaalsus eest ära kaduma, sest reaalsus alistub Jumala sõnale. See maailm on loodud Jumala sõnale, see maailm kohandab ennast ümber vastavalt Jumala sõnale. No pluss on see veel, et Jumal tahab ju meid kujundada oma poja sarnaseks, oma poja näo järgi ja tema on kuningas. Ja tema tegi neid asju ja ta ütles meile, et te teete neid samu asju, teete suuremaid asju. Et mina usun seda ja ma usun, et me saame neid asju näha.